6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere õhtust kõigile rallisõpradele. 6. käik, Horvaatia ralli. Võtame esimese päeva kokku ja tere sulle, Roland Poom. Tervist. Õiendame ära ühe vana võla eilsest, et tahame olla küll eeskujulik podcast, aga ise järjepidevust ei hoia. Ennustus jäi meil õhtul tegemata. Väga halvasti läks, aga ennustus sai tegime Facebookis ära. Ja Facebooki ennustus sai tehtud meil omavahel ja mis tulemused olid? Tulemus oli see, et sina panid Neville, Evans, Breen. Tahad kommenteerida ka? No kui Rovanpere eest ära võtta, siis enam-vähem 2 läheks ilusti piita. Mina panin Evans, Neville, Rovanpera. Tahad kommenteerida? Evans on jälle siin see võõrkeha. Ei osanud keegi meil ette näha, et tal niimoodi läheb. Ja Jaan pani Neville, Tänak, Breen. Aga kuidas Jaan oma ennustust kommenteerib, seda kuuleme kohe. No nii, Jaan, tervitused sulle sinna Zagrebisse. Eilse ennustuse pärast on sul natukene piinlik ka täna? Natuke on, jah. Midagi ei ole teha. Aga sellepärast, et ma Kalle Rovanperasse ei uskunud, siis karistuseks kirjutan ma päeva kommentaari just Kalle Rovanperast. Aga tegelikult minu jaoks on natuke hämmastav, et poiss on 21 aastat vana, on sõitnud Horvaatia teedel 5 minutit. Ja okei, see ei ole nii oluline isegi, et ta juhib, sellepärast, et ta startis ju esimesena, tõi teistele kõikidele muda ja soppa ja kruusa sinna rajale. Toyota on kiire, selge see, aga teisel läbimisel oli ju ka Rovanpera rada sodine. Ja mees ei teinud mitte ühte ainsatki viga. Kas muide, sa suutsid neid refi puhunemisi kokku lugeda? Ei suutnud. Anna nüüd see Ott Tänakku. Ei suutnud, keegi ei suutnud. Neid on tõesti nii palju. Ja võta palun, Kalle Rovanpera sõjab täiesti puhtalt. 2 meest sõitsid veel puhtalt, okei. Thierry Neville ja Ott Tänak ka, kuigi temal jah, see eelviimase katse refi puhunemine ja kust tuli võib-olla 15-17 sekundit kaotust. Aga nüüd siis loor poiss. Ja ei ühtegi viga. Nad oleks ju kohe selles WRC plussis kohe näidanud, et näe, Rovanpera käis siin väljas või seal väljas. Mitte midagi. Puhas sõit. Ja see on minu jaoks hämmastav natuke. No eks me saame rohkem tema tasemest aimu homme, kui see stardijärjestus ümber pööratakse, et kuidas ta siis rivi lõpus suudab tulla. Just täpselt. Ja homme on võib-olla see kuiv asfalt või vähemalt mitte nii märg asfalt, kus teistel on kogemusi, Kalle Rovanperal ei ole kogemusi, aga ikkagi natuke hämmastab selle poisi võime ja oskused sõita nii puhtalt, eelkõige puhtalt ja ka kiiresti. No päeva tipphetk oli ikkagi Neville'i auto lükkamine seal hooldusalas. Nägid seda oma silmaga ka või? Jaa, nägin, aga ma just tegin siis Ott Tänakuga intervjuud ja silmanurgast nägin ja ausalt öeldes mehed olid ikka omadega täiesti läbi, et nad ohkisid, tähendab häälekad, viimaseid meetreid lükkasid sinna ja siis kui sain üle joone, siis okei, pikali ei kukkunud, aga siis ütleme niimoodi, et siis tuli hingamine neil üldse tagasi. See oli ikka jube vaadata. 600 meetrit niukest kasti lükata. No väidavad, et 800 isegi. Joh, et seda hullem. Su silmad on rallimaailmas kõike näinud, aga kas sellist jõunumbrit on ka näinud? Jaa, see on isegi on olnud ju üle finišijoone on kuidagi lükatud ka neid autosid juba varemgi, et see ei ole nagu esmakordne, et seda ikka juhtub ja seda ikka tehakse. Et siin ei ole miskit uut, aga siin on nüüd Kalle Rovanperal, tema on ju niisugune kõhna ja kitsakas poiss, ega lihast ka tal väga palju ei ole.
võrreldes Neuvilliga, et vot siin peab ta nüüd jõusaalis rassima, et kui tema samasugune olukord tuleb, et siis tuleks tal ikkagi häda kätte. Ja. Sest ma ei ole kindel, kas tema suudaks 800 meetrit seda ära lükata. Kuule, aga Ott võttis vast maksimumi sellest päevast, arvestades kõiki neid jutte teisest liigast startimisest. Ja ma arvan küll, jah. Ja ta muidugi auto kohta midagi öeldud, aga see on selge, et autoga päris rahul ei ole. Kuigi tundub, et auto on paremaks läinud. Aga selleks, et auto perfektselt käituks, selleks on veel aega vaja. Aga õnneks on ju siin, nüüd tuleb ju 5 kruusarallit vahele, et nad jõuavad seda asfalti seadistust ja asfalti autot ka piisavalt täiustada. Et sellepärast ma nagu ei muretse ja nagu Ott Tänaku ralli alguses ütles, et kui ta ralli lõpus oleks poodiumil, siis oleks see saavutus ja praegu tundub, et ikkagi poodiumi poole ta rühib. Teised Eesti mehed Georg Linnamäega rääkisid seal lõunapausil, mis tujus mees toona oli, 6. katsel me teame, kahjuks tema teekond lõppes. Jah, aga põhimõtteliselt seda oli ka karta, sellepärast ta ütles kohe, et ta ei teadnud üldse, mida oodata. Ta on elus esimest korda üldse märjal asfaltil. Ja see ei ole ainult märgkasv, sul vihma sajab, muda on väljas, kogu WRC ja suur hulk ralli 2 autosid on mööda läinud ja sodi sulle kurvidesse toonud ja kujutad ette, ta sai ju esimese kiiruskatse, sai ju 1 minut 25 sekundit kaotust. Ja ma küsisin, et mis see refleks katki või mis ei, lihtsalt ta ei teadnud üldse, mis seal toimub. Et tal oli vaja vaadata, et kuidas refid käituvad ja mis tingimused üldse on, et null teadmist. Ja eks ta siin pärast lõunal natukene vajutas seda gaasi, võib-olla teatud kohas veidi rohkem ja sealt ta välja läkski. Kõva kooliraha kindlasti mehele. No jaa, aga kuulge, andke andeks. Ma ei näeta, kes oli WRC sõitjatest, keegi ütles ju seda, et minge proovige tänavasõidu autoga ja tavaliste tänavareffidega sõita nendest tingimustest. Ja vaadake, mis te siis ütlete, aga meie peame seal ketsi andma ikka täiega. Aga Virves oli rahul, hetkel liidri kohal. Virves oli rahul, aga eks ta peabki rahul olema, ta on ju sõitnud ka küll ja veel. Et eks ta peakski endale ju neid kõrgeid sihte seadma. Ega aega ju palju ei ole. Ma arvan, et ta peaks ikkagi tänavu vähemalt kindlasti võitlema MM-tiitli pärast ja miks mitte võitma seda. Kuigi, Virvese puhul on selline kummaline asi, ta pole võitnud ju kiiruskatseid. Armstrong võitis, Bajari võidab nüüd, tema on kogu aeg teine, kiiruskatsetel võib-olla 3 aastaga enamasti teine ja sellega ta on endale liidrikoha kindlustanud. Armstrong sõitis ka rajalt välja või oli tal refi poole, mida ma ei teagi, mis tal täpselt oli. Igatahes ma arvan, et sa homsest päevast ootad siis Kalle katkestamist, et su ennustus Neville, Tänak, Priin ikka täiega täppi läheks. Jaa, miks mitte? Miks mitte, oraakel. Jah, oraakliks, aga ütleme niimoodi, kui vana jumal praegu tuleks taevast, istuks mulle siia aknalaua peale, ütleb, et nii, mees, ma võin su soovi täita, et saata Kalle Rovampere võksikusse, kui sa tahad, siis ma ütleks sellest ära. Ei, olgu ikkagi aus mäng. Aga selge, vaatame, mis meil homne päev toob ja peame vastu. Teeme nii, näeme. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Jätkame siit stuudiost. Hetkeseis siis selline, et Kalle Rovampere tõesti juhtimas Thierry Neuvilli ees minuti ja 4 sekundiga. Sinna peame arvestama ka Neuvilli 40-sekundilise trahvi, et ilma selleta oleks vahe märksa väiksem. Ott Tänak jääb 3.
Rovanperast maha minut 23,3 ja Neville'ist 19,3 ja Priin omakorda Tänakust 11,9. Ütleme, et üsnagi suured vahed arvestades, et eelmine aasta võideti 0,6 sekundiga kogu ralli. Jaa, väga suured vahed, et Rovanpera juhtimine on muidugi selline, et kui homme sealt mõni viga peaks tulema või ülehomme, siis on kuidagi jube selline kehv seis, olgem ausad. Et vahe on selline, kus tegelikult võiks nagu mõtlema hakata, mis edasi saab, et tegelikult on hästi ebamugav olukord sõitjana, kui selline suur vahe on, et ühelt poolt nagu peaks edasi panema korralikult, kunagi ei tea, mis juhtuda, või teiselt tahaks nagu hakata või veidi kindlamalt võtma ja võib-olla mitte nii palju riske võtma, et hästi ebamugav sõitjal, et alati on sõitjal lihtsam tulla nagu täiesti sekundis, kus sa lihtsalt annad endast 100% ja siis on näha, mis saab. Ma arvan, et sellises olukorras Kallet me polegi väga näinud. Me oleme näinud, et ta peab viimasel päeval venima ja seda ta teeb ju väga, väga oskuslikult, aga et teisel päeval niimoodi laveerima kiire ja kindla sõidu vahel, et saab põnev näha olema. Jaa, kindlasti ja tegelikult sellistes olukordades hakkabki kindlasti ka kogemus mängima, et kui Sebastian Ogier näiteks oleks selles olukorras, siis ta teaks täpselt, mida tegema peab ja ta tooks selle võidu igas asendis koju ära. Kuidas Rovanpera selle olukorra nüüd enda kasuks või kahjuks mängib, et tegelikult saab päris põnev olema jälgida, et vahe võib küll suur olla, aga kas ta toob selle autoga niimoodi võiduga lõpuni, et seda tahaks küll näha ja ma muidugi loodan, et ta toob. No Neville pidi ikkagi kõvasti võitlema, et poodiumi kohale jääda, pani isegi oma kondimootori ja oma jõurammu pani mängu ka oma isikliku raha, nagu me teame, et sai ju trahvi 1900, täpselt seal samas peale 4. katset kiiruse ületamise eest 80 alas 156-ga. Oleksid sa samamoodi tallanud, arvestades, mis mängus on? Kindlasti mitte, ma ei tea, mis põhjustel ta muidugi seda ma arvan, et see on seesama, et nad said ju korraks Keneka korda, siis hakkas ju kiire. Okei. Ja siis lükkas Kenekas uuesti rihma maha. Ja. No ega olukord on halb. Noh, mis ma saan öelda, eks kahjuks olen ka ise seda pidanud tegema paar korda, et midagi ei ole teha, loomulikult ma loodan, et seal kõik enam-vähem tema jaoks nagu turvaline oli, aga ja seda juhtub ja see on hästi halb olukord tegelikult, kus sa hakkadki kiirust ületama, et jõuda aja kontrollpunkti. Kujuta ette, Laagna teel 156. Hästi kujuta ja Võt, võib-olla välismaal julgeks teha seda kuskil, aga Eestis ei soovita väga. Ja tegelikult Rally Estonia võtta arvesse siis panid sa tähele Rally Estonial, kui palju politseis oli tee ääres. Tegelikult seda ju sotsiaalmeedias kajastati väga palju ja politsei jagas ka pilte, mis kiirusega rallisõitjad ülesõitja teevad. Et ja, ma arvan, et ka Eestis oleks selline kiiruse ületamine suht keeruline olnud. Aga päästis siis ikkagi ära nii palju, et ainult 4 minutit trahvi oleks sinna võib-olla nikerdama jäänud, parandama, kes teab, oleks võib-olla ralli läbi. Ja, selles mõttes antud olukorras kindlasti võttis õiged otsused vastu ja kahju muidugi, et see 800 meetrit tal lõpus lükata oli vaja, et aga noh, võib-olla äratas mõnusalt üles just, ei tea, katse võiti igal juhul päeva lõpuks veel kirja, nii et vorm on hea, ma arvan. No Hyundai vorm ju üldse on tegelikult üllatavalt hea, meil on ka Ott Tänak poodiumi kohal. Ott ise ütleb, et arvestades, et kust me tuleme, ehk siis tema ajalugu viimastel rallidel, on seis ikka päris hea. Ja, seda tegelikult me ju arvasime ka, et nagu Hyundai mõttes just, et kui sa ikka nagu lähed ja reklaamid, et nüüd on kõik halvasti, siis tavaliselt Hyundai puhul just eriti saab see olema täpselt vastupidine, et seal luuletatakse päris palju. Aga Oti puhul loomulikult põhimõtteliselt oletan, et suures pildis ju ta võtab, kui sellisel kohal suudab lõpetada, siis esimese punkte sellel aastal, et ralli enda punkte, kui nüüd Power Stage'id ja asjad välja arvata, et seda on kindlasti vaja ja võib-olla see võiks olla selline hea pöördepunkt hooajal, et siit saaks nagu vähe mõistlikumalt edasi liikuda. No kuni Oti viimase katse kommentaarini ma mõtlesin, et kas
see nädalavahetus saamegi niimoodi läbi aetud, et kellelgi ei teki hübriidiga mingeid probleeme, aga Ott ütles, et tal ikkagi viimasel katsel kadus ära. Jah, isegi kuidagi kaua kestis see hübriid on ju. Et jaa, ma ise arvasin ka või tegelikult eeldasin, et eks me hakkame kohe esimesest katsest peale kuulma. Aga ei, no, ma ei kujuta ette, kas selle kohta ei ole me ju tegelikult infot kuulnud, kas seal hübriidisüsteemi poolt on mingid arendusi tehtud või on põhimõtteliselt kõik sama, nagu oli eelmisel rallil. Et või oli lihtsalt mingid anomaaliad seal eelmine ralli, et selle kohta info puudub, aga mida vähem neid probleeme, loomulikult seda parem ja loodame, et see niimoodi ka jätkub, et kõik saavad ikka sõita normaalset rallit, et Oti puhul see õnneks väga palju ei muutnud midagi, et no natukene muutis Oti puhul 7. katse rehvi purunemine. Me ei teadnud, kuhu tal see 20 sekundit kadus, Novelliga võrreldes 19 sekundit, aga siis 8. katse lõpus ta avaldas, et 5 kilomeetrit enne 7. katse lõppu ikkagi refleks. Jaa, tegelikult oli seda kohe otsepildist ka näha, et see auto ikka eriti pidurdamistel just vibas korralikult ja seda oli näha, et viimane split oli suht keeruline tal tulla. Aga eks see ralli on praegu siin selline olnud, et ei ole saanud väga keegi hästi aru, kus need rehvid lähevad ja tegelikult kui me seda teed vaatame ka, neid teravaid auklikke ja asfaldikohti on päris palju, et kus lõigati eriti nüüd viimasel ju oli ka tegelikult videost või pildist näha, et päris triki on see värk ja tundub selline joppamise peale. Joppamise peale jah, et ei tea, kas oli üldse mõni selline sõitja, kellel ei läinud täna rehvi või? Tuleb sul mõni pähe? No Rovanpera, jah? Jah. Neville läks või? Äkki ei läinud? Neville'il ka vist ei läinud. Ühesõnaga ulgim neid läks ja mõnel mehel läks lausa 3, nii et lõppes siis Lubee esimene päev seetõttu, et tal varurehvid said otsa. Elvin Evansi ralli läks, ütleme, et on luhtas või rehvi purunemiste tõttu? No suures pildis küll, et see, mida ta tuli võtma, selles mõttes on luhtas. Aga normaalseid punkte on ju ikkagi veel ruumi võtta, et Solberg on üpriski lähedal. 5 seas lõpetada on väga reaalne. Et loomulikult, kui ees midagi juhtuma hakkab, siis on võimalik tõusta, aga puhta sõiduga muidugi sealt 5. väga kõrgemale pürgida ei ole, et sealt edasi juba peab hakkama kuskil kellegi. Juhtuma, just. Aga Greg Priinist ja Oliver Solbergist ei ole me veel täna rääkinud. Priin ikkagi peab poodiumiheitlust, kui... Jaa, ja tegelikult miks ma panin ka Priini sinna enda ennustuses 3. kohale, ma olin, selles mõttes ma natuke olen pettunud ta kiiruses, et ma uskusin, et ta tuleb veidi kiiremini, et selline stabiilne kaotus on tal tegelikult kogu aeg olemas ja ta ei ole midagi nagu väga eredat täna ei näidanud. Et selles mõttes pigem väike pettumus, jumal tänatud, et auto terve ja teel on, et see on muidugi positiivne. Aga jah, ma arvasin, et ta võib-olla tunneb veidi kodusemalt nendes oludes. Oliver Solbergi kohta, mida ütleme? Võtaks, kui meil need kaamerapildid oleks nagu eelmine aasta, siis võtaks mitsi maha ja mõnele teisele paneks selle sama mitsiga vastu nägu. Ahah, täpsusta nüüd. Kelle sa vastu nägu paneksid? No mis sa arvad? Ühele Fordi mehele. Ühele Fordi mehele. Greensmithile või? Ei, kes meil siin katkestas? Meil katkestas ju see Lubee. Kes see avarii tegi? Formeau tegi ka päris hea. Formeau on 5 rallit, viimased 5 asfaldirallit on ta crashinud. Jah, seekord ta võttis vist kellegi, kuidas see kommentaator ütles, betuumiat kaasa või lilled sealt kellegi hoovist korjas üles. Jaa, just kellegi hoovides selle auto parkis ja hoovi omanik äkki saab, ma ei tea, stange omale selle eest, et midagigi. Aga jah, Formeau-ni me ilmselt jõuame veel hiljem. Jaa, ma mõtlesin, et võtaks need juhtumised ükshaaval ette, alustades Greensmithi äratusest, et no õnn oli, et see mäekülg oli sellise kaldega, et mitte teravam nurga alt, et sai sinna üles sõita ikkagi. Ega hea äratus oli endalegi, kohe hakkas pihta.
ei, selles mõttes väike action hommikus väga õnnelikult läks, et ref ei tulnud välja. Väga rahvarahvkas kohas ka, et need videosid on terve internet täis. ilus slaid oli mäenõlva peal ja õnneks ei kaotanud aega väga ja stange sai sealt katki, aga aero poole pealt ma arvan ka see ei häirinud ta sõitu, et õnnelik õnnetus. Show oli hea. Show oli hea. Siis võtamegi järgmisena Formeau, et no ta ise väidab, et sattus sinna pimeda kurvi taha, mingi lombi taha, et aga pardakaamerast on see lomp ju kaugelt näha. Et... On küll ja see auto hakkas libisema väga järsult. Tegelikult tahaks, et nendes autod oleks see nii-öelda istmetagune pilt ka olemas, et mida ta seal rooli taga tegi. Väga jäi mulje selline, et ta hakkas keerama, kas oli hoogu palju, ei saanud autot keerama ja kasutas käsipidurit, et natuke tagaotsa libisema saada ja auto nurga alla. Mulle vähemalt jäi selline mulje, et kuidagi väga järsku läks see tagaotsalt ära ja siis ei olnudki midagi teha enam, et sealt võib-olla kuidagi loogilisem oleks olnud üritada seda autot sinna keerama saada või siis otse võssa juhtida, et selle asfaldirallil alati, kui tagats libisema läheb, siis on asi halvasti. Et siis väga palju enam päästa ei ole. Ime vast, et ainult Formeaul selle koha peal juhtus? Nojah, võib-olla teised natukene mõtlesid rohkem, et esimese paarisaja meetri peal on refid väga külmad autol ja pidamine puudub. Ta veel kommenteeris, et ta jälgis All Live'ist, kuidas teised seda kohta võtavad ja üritas siis samuti natuke seespoolt seda lompi läbida, aga ei õnnestunud. Kuule, tegelikult unustasime ühe mehe ju ära, et esimesel katsel tundub, et Horvaatia ralli skriptis on sees, et üks soomlane peab esimesel katsel katkestama. Seekord oli see Esapekka lappi ja no kuule, see Kivi ju ütles, et kuule, sõida mulle otsa. Ja. Oleks see tema sõitnud, oleks järgmine. Ja, jube kahju. Reaalselt jube kahju. No, lappi kommentaare ma ikka iga katse lõpus ootan. Ja tegelikult no mis ma ütleks, no lihtsalt ei opanud. Loomulikult ta läks natuke liiga seest, aga vähemalt sisejaga vaatasin välispilti, et see puude oli tegelikult väga väike, aga loomulikult kui ratas on välja keeratud, siis on autoga sealt poolt laiem, et kui ratas on paremale välja keeratud, siis ulatub ratas kerest välja ja siis väike valearvestus ja juhtus. Minul on küsimus, kuidas selline kivi, suur kivi, nagu üks lumememm, sinna ikkagi kurvi sisse jääb, et see on ju täiesti ära lükatav. Sa mõtled nüüd siis, kelle poolt ära lükatada? Ei no, see on korraldaja poolt ära lükatav, see on pealtvaatajate poolt ära lükatav. No ega ei pea rallisõitjatele teed puhtaks tegema. Et rallisõitjatel on nii nagu see tee on, siis seal tuleb sõita, et kui see kivi on ka keset teed, siis tuleb sõita ümber kivi ja nii on. Rallisõitja elu on raske. Jah. Aga homme saab lappi vist hakkab teed puhastama või? Jaa. Kes esimesena ära langeb, see... Just. Jah. Ja Rovampera saab tulla rivi lõpus, Otil ka üsna selline rivi lõpus stardikoht, ega õlpu nendele tagumistele meestele ei anta, nagu me nägime, et lõikamisi on päris korralikult. Ja seda kindlasti ja neid teravaid asfaldinurkasi on väga palju väljas ja sa ei saagi seda ennem teada, kui sa oled sealt üle sõitnud põhimõtteliselt, et mis juhtus või mis ei juhtunud. Rovampera puhul tänane Rovampera on jälle teine sõita, kelle tuleks müts maha võtta, et minu jaoks täiesti ootamatu oli see tegelikult, et isegi ütleks, et selline väikest viisi domineerimine tegelikult. Ei oodanud seda, aga jaa, ma arvan, et ta täna näitas ka seda, et ta suudab teisel ringil ikka väga hästi panna, nii et homme tal seal lõpus loomulikult on keerulisem ja teistel on eelis, aga ma usun, et ta saab hakkama ja nii on. No Katsuta on meil ka siin vahel 7. kohal, täpselt nii nagu ennustasime, et esimesel päeval väga midagi roosilist ei ole, kuidagi autoga sina sõbraks ei saanud, nendes udustes tingimustes tema sõita ei suutnud. Ja kui ta hakkab homme nüüd paugutama ja ta võtab mingi katsevõite asju, siis järgmisel sellisel rallil ma julgen hakata panustama kihla vedama kellegiga, et Katsuta esimene päev kulgeb ja teine päev tuleb katsevõite. Ajalugu näitab, et tema niimoodi sõidab. Kahjuks Rally 2 autodest
meil Georg Linnamäed enam konkurentsis ei ole. 6. katsel ta välja sõitis, olid juba hommikul tal mingid probleemid, väidetavalt rehvid jäid küll terveks, aga ei tulnud temal välja. No minu uus lemmiksõitja, Stefan Lefebvre, iga katse lõpus see raske töö on tehtud, aga pull vend. ja on küll pull vend. Aga eks ta ongi raske, et seal seda autot tee peal hoida, see kindlasti ongi väga raske. Aga ma vaatan, Lefebvre kokkuvõttes on kuskil kukkunud. Ta on overall 15. Okei, miks nii taga? Tõenäoliselt jälle mingi rehvi purunemine äkki. Samamoodi Chris Ingram oli esimese päeva poole peal. 7 on Rally 2 autodest. Kaotus on 16 Rossellile. Jah. No võt, mida kõike see ralli meile toob. Aga plaksutame loomulikult junior WC liidrile. Vaatame, kas ta on nüüd 8. katse lõppu kadunud. Ei ole veel, vist ei ole. 7. katse järelde igatahes Robert Virves, meil junior, mis on WRC3 junior on see nüüd ametlikult või? No mis iganes nimi, noh. Junior WRC, vana ja junior WRC. 10,4 sekundiga Sami Pajari ja 28,2 sekundiga Lauri Joona ees, et Eesti lipp 2 soomlase ees on ikka uhke. Jaa, väga hea meel tema üle, et selles mõttes ma olen Jaaniga nõus, et aega ei ole palju ja tuleb hakata tulemusi tooma ja teine hooaeg on käsil, nii et siit tuleks hakata vormistama mingisugust mõistlikke tulemusi, et hooaja kokkuvõttes oleks võimalust vähemalt tiitliheituses olla. Väga hea sõit, ei saa midagi öelda, et ta ju tegelikult ajaliselt täitsa võitles Armstrongiga, et ma pigem võib-olla isegi ei eeldanud nii head minekut ta poolt, et ma uskusin, et ta kindlasti top 3 ennast mahutab, aga suutis täitsa liidril konkurentsis püsida. No ma vaatan John Armstrongi väljasõidu pilti, tundub, et nagu oleks mees seenele läinud. Kuskil täiesti puude vahel, ühe puu on isegi katki sõitnud. Õnneks auto ei tundu väga katki, et saab homme jätkata, tundub. Aga pigem nagu seenel käik, jah. Jah. Meil on üks küsimus ka tulnud, vast võtame selle ette. Rehvid olid täna suur teema ja Kalle Ojaste, tervitused sulle, on meil küsinud, et kas rehvi temperatuuri juht sõidu ajal näeb? Ei näe. No, loen teise küsimuse ülejäänud osaga, et rõhku vist näevad, sest vahel ju nagu teavad, et on aeglane tühjenemine. Et miks siis peale starti aru ei saada, et rehv pole piisavalt soe? Loomulikult saadakse aru sellest, et rehv pole piisavalt soe, aga rehvi rõhku ei näe ja rehvi ei olegi võimalik nii soojaks saada, sest me ütleme enne katset on ikkagi mingisugune kindel ala enam-vähem, kus on nagu mõistlik seda rehvi soojendust teha, et meil on olukordi, kus 500 meetrit enne starti veel sa oled liikluses ja autode vahel ei ole seda võimalik soojendada, et olenevalt katsest, mõnel katsel on see pikem vahemaa, kus on nii-öelda rahvast eemal ja saad seda rehvi soojendada. Igal juhul sa lõpuks seisad enne starti veel umbes 6 minutit. Ootad oma aega. Ja see rehv jahtub kiiresti. Ja rehvi seda ideaalset temperatuuri ei ole üldse lihtne üles saada ja seda asfaldiralli puhul ongi see väga suur probleem, et esimene kilomeeter on libe. Et nii on. Nii on. Homme alustame ralli kõige pikema katsega 23,76 kohe äratuseks kell 8.43 ja jätkab sinna otsa 10 kilti, siis 15,8 ja siis ring lõpeb 8,7 kilomeetrise, noh, see ei ole mikiire katse, aga vahepeale veel junior WRC-st ajad on tulnud, et Robert Virves 0,7 jäi juhtima. Väga hea. Aga tänane päev näitas, et need lühemad katsed võivad olla just kõige trikimad, et nägime ju, et viimane katse oli ju väga koledas seisus. Oli küll, ja just teine läbimine,
et vaatame, mis homme saab tulema. Olud on kindlasti keerulised edasi, alustades sellest pinnasest ja nendest teravatest asfaldinurkadest, et seal ei olegi kindlat mitte midagi mitte kellelgi. Et juhtuda võib palju ja selles mõttes, et kui me vaatame küll seda top 3 hetkel, siis ega meil ongi Oti ja Neville'i võitlus ja 4. Priin on 11 sekundit taga, et seal teoreetiliselt nagu väga palju võitlust nii-öelda võib-olla ei ole, et Priini ja Oti vahel, kuigi Oti ilmselgelt, kui kõik toimib ja siis on hoog hea, et siis sealt ka suurt võitlust ma arvan, et ei tuleks. Aga ma arvan, et kuna olud on keerulised, siis saab ikkagi põnev olema ka seda esiotsa jälgida. Just, saatke meile ikka veel küsimusi 6kaik@delfi.ee. Küsida võib kõike, see kuulus lause. Ja kohtumiseni homme. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.